Tere hommikust! Puhkepäev sai läbi ja täna olin siis jälle sadulas. Pärast ärkamist oli valida, kas varane start ja jahe päev või hilisem start ja potentsiaalne vihm. Valisin loomulikult esimese variandi kasuks. Aga õues oli nii jahe, et isegi puffi pidin esimest korda selle tripi jooksul välja otsima ja mingi hetk panin külmetavate varvaste kaitseks isegi potikud kingade peale. Peale puhkepäeva on alati selline tuhin sees. Pidin ennast teadlikult tagasi hoidma, et liialt kihutama ei kipuks. Ja trassi reljeef oli selline, mida ma pole vist varem kunagi kogenud. Kogu tee oli selline falls flat mäest üles. Nagu pidi pingutama ja nagu ei pidanud ka. Ja jahedusest veel, et jaheduse mõttes oli täna vist tripi kõige külmem päev siiamaani. Homme kahjuks lubab ka jahedat ilma ja lisaks ka vihma. Aga eks siis hommikul aknast välja vaadates näeb, mis ilm päriselt on. Loodus siinkandis oli äärmiselt kodune. Kui keegi oleks mind siia teele täna silmad kinni toonud ja küsinud, et kus ma olen, siis mingi metsasema lõigu peal ma oleks raudselt öelnud, et Eestis olen. Siis piirkond, kuhu ma tänaseks suundusin, on Lõuna-Rootsi tähtsaim logistikaregioon ja teda peetakse ka Rootsi tähtsuselt 3. Igal pool on suured logistikakeskused ning uusi muudkui tuleb juurde. Et oma roll on siin kindlasti ka Jönköpingu ülikoolil ja seal õpetataval logistika õppekaval. Ja siis põneval kombel sain paari kilomeetri jooksul laskuda kogu tänase päeva tõusumeetrid ja rohkemgi veel. Päris hea hoo sai üles. Kahjuks oli poole laskumise peal teeremont ja pidi hoo maha tõmbama. Aga pisut veel ja olingi Vätterni järve ääres. Suuruselt on see siis Rootsi teine ja Euroopa 6. järv. See on ka järv, mille ümber toimub kuulus 315 kilomeetri pikkune rattasõit Vätternrundan, mille start sellel aastal antakse juba sel reedel. Ei, ma ei plaani seal startida. Selle asemel veeresin hoopis tänasesse majutuskohta, tegin läheduses korraliku burgerilõuna, siis Lidlist homseks saiaksed, nüüd video ja Criterium de Dauphiné teine etapp Eurospordist. Aga selline see tänane päev siis oligi. Ja näeme jälle homme. Olge vahvad. Tšau!